Tere hommikust kõigile! Oleme siin selleks, et rääkida sellest, miks alustada e-arvetega juba täna. Enne kui me edasi lähme, siis esiteks ma loodan, et kõik kuulevad mind. Kui te mind ei kuule, ainult näete, siis peaks olema probleem teie arvuti heliseadetes. Vaadake need üle. Vaikimisi on teie mikrofon ja video automaatselt välja lülitatud ja paraku on niimoodi, et see on ühepoolne kommunikatsioon siin, et vähemalt heliliselt, et kui te soovite midagi küsida, täpsustada, siis selleks on olemas Q&A ikoon Zoomis. Vajutate seda ja siis võtate oma küsimuse sinna ja meie siis võtame sealt vastu ja webinari lõpus vastame siis vähemalt osad küsimused ära. Kõik ei luba, kui need on väga palju, aga olulisemad ja tihemalt küsitud küsimused vastame ära. Ja kui mingil põhjusel mingid tõrked tekivad, siis logige Zoomist välja või tehke restart ja tulge tagasi ja saate näha ja kuulda, mis me siin räägime. Nii, läheb edasi. Ja nüüd hakkame pihta, et miks siis alustada e-arveldusega juba täna. Meie kava näeb ette siis seda, et kõigepealt räägime ühe päriselulise loo, siis räägime sellest, miks neid e-arveid vastu võtta, kuidas alustada, just nimelt Meriti näitel, natukene paar sõna ka saatmisest ja siis on inimestel ka mitmed müüdid tekkinud ja purustame siin mõned müüdid ära ka. Ja alustame sellega, et tahame teada oma sihtgruppi, kes täna meid kuulavad. 3 küsimust teile, mitu ostuarvet teil ühes kuus on. Loomulikult me ei eelda, et te teate täpselt, pange kõhutunde järgi orienteeruvalt see arv. Siis millise tegevusalaga teie ettevõte tegeleb ja mis on teie enda amet, siis me teame natukene teist rohkem ja saame siis arvestada sellega. Meil on siin üle 120 kuulaja ja hakkavad vastused ka tulema. Nii, tundub, et ostuarveid kuni 50 tükki on praktiliselt pooltel, üle 50 kuni 100 tükki on kolmandikul ja rohkem kui 100 arvet, ostuarvet on siis natuke üle 10% vastajatest. Väga hea, kena. Ja ettevõtte tegevusalad on teenindus, kaubandus ja muu, valdav enamus. Teenindust on 40% ja tootmine 16% ja muul alal siis on 34%. Ja ameti poolest siis suur osa, 72% on raamatupidajad või pearaamatupidajad, natukene finantsjuhte ja muu juht, ma loodetavasti on ettevõtte juhid, siis on 16%. Väga hea. Õige sihtgrupp, kellele rääkida. Lähme edasi. Paar sõna tutvustuseks. Mina olen Sven Uustalu. Telemas töötan e-arvete tootejuhina. Haridus on mul tarneala juhtimine TalTechist magistri tasemel. Olen ise palju sellel teemal ja ka üldse elektroonilise andmevahetuse teemadel erinevates ülikoolides ja üritustel lugenud ja mõni aasta tagasi sai siis ka ise praktiseeritud seda paberivabaduse saavutamist. Pidasin väikest restorani Tartus, kus siis
alustasin loomulikult nii nagu kõik alustavad käsitsi, toksisin andmeid sisse ja nii edasi, kuni siis lõpuks sain aru, et niimoodi kaugele ei jõua ja tuleb midagi muuta ja hakkasin siis sihikindlalt paberivabaduse poole rühkima ja lõpuks sellega saavutasin. Telemast. Telema on elektrooniliste andmevahetuse operaator Baltikumis, sealhulgas siis e-arved kuuluvad sinna hulka ja peamine, mida me teeme, on siis kiiresti liiknevate toidu või kiiresti ringlevate kaupade jaekaubanduses tarneahela protsesside tõhusamaks muutmine läbi selle, et me muudame need tellimused ja arved, mis seal liiguvad, masinloetavaks. Ja Merit tarkvarast räägib meile Ekaterina. Tere hommikust kõigile ka minu poolt. Mina olen Ekaterina, olen Merit tarkvara Merit Activa arenduskonsultant. Olen töötanud Meritis nüüdseks juba pea 6 aastat ning olen teinud kogu selle ajaga koolitusi. Et kindlasti väga paljudele osalejatele olen ma juba tuttav ühel või teisel moel, et kas on kuulanud meie webinare, vaatanud meie hommikukohvisi või siis on minuga niisama suhelnud. Räägin lühidalt ka natukene Merit tarkvarast, et miks just valida Merit Activa. Et Merit tarkvaral on juba 31 aastat kogemust. Algselt tulime välja siis Windowsi versiooniga, kuid nüüdseks on meil ainult pilveversioonid, et 100% pilvepõhine ning on võimalik 100% paberivaba raamatupidamist teha. Merit Activa on kõige populaarsem raamatupidamisprogramm Eestis. Meil on 25 000 aktiivset kasutajat ning pea 60 000 firma raamatupidamist tehakse Merit Activaga. Merit Activaga töö alustamine on väga lihtne, et kui te hakkate sisestama oma ettevõtet Merit Activasse, siis meil on eelseadistatud firmatüübid, äriühing, FIE, MTÜ, korteriühistu, põllumajandus, avalik sektor. See tähendab seda, et kõik artiklid, kõik kontoplaanid, kasumiaruanded ja nii edasi on vastavalt siis valitud firmatüübile eelseadistatud. Loomulikult saab neid vastavalt enda vajadusele kohendada, kuid alustamiseks on täiesti piisav. Ning algandmete importimise võimalus. See tähendab seda, et kui te võtate Merit Activa kasutusele, siis te saate algsaldodesse importida pearaamatu algsaldod, artiklid, kliendid, tarnijad, klientide tarnijate võlgnevused, põhivarad ja nii edasi. Pane programm enda kasuks tööle. Et Merit Activas on võimalik teha 100% paberivaba raamatupidamist. Tänu sellele, et on võimekus e-arveid vahetada, on vastuvõtmine, on saatmine. Lisaks on meil võimalik siis teha liidestused meie partneritega digiteerimise, ostuarvete digiteerimise jaoks. Pangad tulevad automaatselt Merit Activasse, on otseühendus LHV, Swedi ja SEB-ga. See tähendab seda, et kõik tehingud, mis teil on pangas toimunud, tulevad automaatselt Merit Activasse. Swed ja SEB pank pakub praegust 1 kord päevas hommikul eelmise päeva kohta, ehk siis täna hommikul on eilsed tehingud kõik sees. LHV on kõige automaatsem, et seal toimub andmete vahetus suhteliselt reaalajas, et iga mingi 2-4 minuti taga. Käibedeklaratsioonide ja TST aruannete esitamiseks ei ole vaja isegi mitte Maksu- ja Tolliametisse sisse logida, vaid saata otseühendusega, masin-liidesega need otse Maksu- ja Tolliametisse saata. Lisaks on võimalik siis tuua API-ga teistest tarkvaradest oma andmeid, müügiarveid, ostuarveid, lao liikumisi, mis iganes andmeid teil on vaja liigutada, ei ole vaja neid sisestada ühte ja teise, vaid API teel on võimalik need tuua.
Olen välja toonud ka e-arvete võimalused Merit Actives, et kindlasti räägime e-arvete saatmisest ja vastuvõtmisest natukene hiljem täpsemalt, aga siin on siis näha, et kõik võimalused, et kuidas on võimalik siis müügiarveid saata ning ostudokumente vastu võtta elektrooniliselt. Merit Activa kasutajad saavad omavahel e-arveid vahetada täiesti tasuta, ilma siis operaatorit kaasamata. Ehk siis, kui vastuvõtja on aktiveerinud Merit liidese, siis Merit Activa kasutaja saab teisele saata ühel nupule vajutusega siis otse ja tasuta e-arveid. Lisaks siis e-arvete saatmiseks on Telema ning teisi operaatoreid. Apixi kaudu on võimalik saata e-arveid Soome klientidele ning lisaks on võimalik ka saata e-arveid panka. Et eraisikuna kindlasti olete tellinud mõne enda isikliku arve omale panka automaatselt tasumiseks, näiteks telefoniarve või elektriarve, et täpselt samamoodi saate ka teie oma klientidele arveid väljastada otse panka ning seal automaatselt tasutakse neid. Vastavalt siis, kuidas vastuvõtja on selle ära seadistanud. Ostudokumentide vastuvõtmiseks on variante natukene rohkem kui saatmiseks. Jällegi on Merit liides, Telema. Kui mingil põhjusel te e-arveid vastu ei võta, kuid soovite ikkagi, et arved tuleksid teile digitaalselt, siis on võimalik võtta kasutusele digiteerimise. Digiteerimispartnereid on meil mitmeid ning lisaks on digiteerimine võimalik ka otse Merit Activa programmis. Kui teil tekib täna koolituse ajal küsimusi, et siis võite julgelt nad kirjutada siia Q&A lahtrisse, kuid pärast koolitust kindlasti ka, et kui mõtlete järele, või hakkate proovima kasutama, tekib teil küsimusi, et siis võtke julgesti meiega ühendust. Meile saab helistada, meile saab kirjutada ning programmis või kodulehel oleva chati akna kaudu suhelda. Et kliendi tugi on kõigile tasuta, et ärge kartke, võtke meiega kindlasti ühendust. Nii, aga annan sõna jälle siis Svenile praegust edasi. Aitäh selle ülevaate eest. Ja mul on, ma soovin rääkida siis ühest väikesest loost sellest, kuidas firma juht läheb koopiapaberit ostma. On ärihoone, kus on palju kontoreid, selles hoones on ka siis kontoritarvete pood ja firma juht läheb sinna kontoritarvete poodi ja nende kontor on ka samas hoones selleks, et osta siis paberit, et ostuarve välja trükkida raamatupidajale. Loomulikult valib omal selle paberi välja, läheb kassasse, kassas siis ta tahab seda arvet saada kindlasti firma nimele loomulikult. Ja kassas pannakse siis arvele, eks ju, valitakse see klient, pannakse see toode sinna, omamaja töötajana ta saab väikse soodustuse ja maksetähtaja, need ka kirjutatakse sinna arve peale. Kassapidaja laseb selle arve välja ilusti, annab siis paki paberit ja selle arve firma juhile, kes läheb büroo tarvete poest välja ja järgmisest uksest sisse oma kontorisse, kus istub raamatupidaja. Paneb selle rõõmsalt siis raamatupidaja laua peale ja ütleb, et näed, siin on arve ka. Paremal juhul tegelikult tänapäeval käib see rohkem siis niipidi, et see arve saadetakse e-mailile, eks ju, PDF-ina tavaliselt. Ja siis see raamatupidaja, mis ta teeb, võtab selle arve ja hakkab kõiki neid samu andmeid, mis just äsja see kassapidaja sinna arvutisse toksis, uuesti arvutisse toksima. Ehk et nüüd siin ei ole tegelikult üldse oluline, kas see arve on nagu paberi peal või tuleb ta e-maili teel. Kõik see sama protsess on hiljem väga-väga sarnane ja mis selles asjas siis veel viga on see, et
esiteks, et andmeid sisestatakse topelt, üks inimene teeb selle töö ära ja teine inimene peab seda uuesti tegema hakkama, on see siis PDF-ist või paberi pealt. Teiseks, loomulikult, et kuna teine inimene teeb ka seda tööd, siis tuleb talle selle töö tegemise eest tasu maksta ja põhimõtteliselt on see kulu, mida tegelikult annab vältida. Ja ma olen täiesti kindel, et kõik, kes on siis neid andmeid niimoodi sisestanud, mingil hetkel mingisuguseid vigu teevad, on see siis jätavad mingisuguse andmevälja tühjaks või vahetavad numbrid ära, panevad vale kuupäeva, mida vaid, et neid vigu ikka aeg-ajalt esineb. Lisaks siis on kaasnevad sellega, see on tavapraktika tegelikult, kus PDF-id prinditakse välja ja selleks, et paberi peal on just nagu mugavam ja ollakse harjunud paberi peal seda tegema ja kõik see asi käibki edasi paberi peal ja tegelikult on need väärtust mitte loovad tegevused, et seesamane printimine, arhiveerimine, kausta sisse, vigade parandamine, augustamine ja nii edasi. Et ei loo väga suurt väärtust selle arve haldamise juures. Tegemist on ajakuluka protsessiga, kus siis arvet peab võrdlema käsitsi, on see siis ostuhindadega, et kas need hindad on õiged, kas käibemaks arve peal on õigesti arvutatud ja muud sellised tegevused, pluss siis kinnitamisega seotud tegevused samamoodi. Ja kui arved tulevad meili teel, mida nad enamasti tulevad, siis tihtipeale need kaovad ära, kas ei jõua üldse kohale või teine variant, et nad satuvad spämmi või junki ja on seetõttu kadunud ja partnerid siis helistavad ja küsivad, kus raha on. Ja alles siis selgub, et see arve ei olegi nagu kohale jõudnud. Tihti võib juhtuda ka sellist asja, nagu arved kaaperdatakse. See on tavaliselt siis selliste suuremate tehingute puhul, kus ettevõtted ostavad kuskilt kaugest Aasiast kaupasid, pahalased jälgivad e-maili liiklust ja kui nad näevad, et seal tuleb mingisugune arve meili teel, siis nad võtavad selle vahelt ära, vahetavad pangakonto ja saadavad selle just õige arvena edasi ja Eesti ettevõtetele või siin regioonis olevatele ettevõtetele tuleb siis arve, see makstakse kiiresti ära ja naksti märkamatult on kogu raha kadunud ja kaupa ka kätte ei saa. Et see on selline viimasel ajal levinud trend. Nüüd tihtipeale arvetele antakse, ja see on täiesti tavaline, et kuskil nädalane maksetähtaeg ja kui on suuremat sorti ettevõtte, kus neid kinnitajaid on palju, siis on väga lihtne see maksetähtaeg ületada selle tõttu, et keegi on parasjagu kontorist väljas, puhkusel, kus iganes, võib olla lihtsalt märganud või hulga suure töömahu tõttu pole jõudnud lihtsalt arveid ära kinnitada, siis need arved jäävad hiljaks ja jällegi partner pahane, et miks arved hilja makstakse. Üks nüanss on veel, et tihtipeale, kas või näiteks tšekkide puhul või paljud raamatupidajad tahavad, nad ei soovi jooksvalt arveid sisestada, koguvad neid ja siis nad avastavad, et käibemaksupäev on 20. kuupäeval, siis hakkavad neid arveid kõikidi sisestama, nendega tegelema selleks, et käibemaksu deklaratsioone esitada tähtajaliselt. Ja olen ka ise istunud 20. kuupäeva õhtul hilja ja otsinud dokumente kokku, et see asi ära teha. Et jällegi väikene nüanss, et mis selle asja juures valesti on. Ja fookus hajumine, et kui me mõtleme selle peale, et kes meil ettevõttes arveid kinnitavad, siis tavaliselt on need osakondade juhid, projektijuhid, minu pärast isegi juhtkond, juhataja ja nii edasi.
Ehk et sellised inimesed, kellel on võrdlemisi kõrge töötasu ja nüüd, mida me siis tahame, eks ju, et nad peaksid samal ajal äri arendama, diile tegema, müüma, midagi paremaks muutma ja nii edasi. Ehk et kui me nüüd koormame neid nende arvete kinnitamisega ja kogu selle asjaga, et siis seal läheb päris palju tööaega kaduma ja samal ajal nad ei saa siis selle õige asjaga tegeleda, mida nad peaksid tegema. Ja neid valesti olevaid asju on veel ja veel. Ja nüüd siis räägimegi, et miks e-arved üldse vastu võtta ja ei saa me siin üle ka ümber sellest, et me peame üle kordama selle, et PDF ei ole e-arve, tegemist on elektroonilise paberiga sisuliselt ehk pilt ja seda asjaolu ei muuda ka see nüanss, et tihtipeale PDF-i pealt on võimalik kopeerida teksti, kuigi ka siin on tihti selliseid agasid, et vahel sa valid selle teksti ja siis sealt tuleb mingid muud tähemärgid või sul ei ole võimalik seda teksti valida, mida sa tahad, vaid sealt tuleb mingid muu tekst ka veel kaasa. Ja paljude PDF-ide puhul ongi tegemist pildiga, kust sa isegi kopeerida ei saa. Ehk et see ei ole e-arve. Mis on e-arve? E-arve on siis esiteks struktureeritud, millest arvutid saavad aru, ta on masinloetav, tal on ette antud siis sellised väljad, kuhu vastav info on sisestatud ja masin oskab seda välja lugeda. Ta on automaatselt menetletav ja inimesed ei pea oluliselt sekkuma sellesse menetlusse. Ehk kui nüüd vaadata, millise see e-arve välja näeb, siis umbes selline, siin on Eesti e-arve standardile vastav e-arve. Ja kui nüüd natukene süveneda, siis on näha siin, et ostja on Tallinna linnatransport, müüja on Balti autoosad, kuupäevad, põhimõtteliselt inimene saab sellest aru, aga täpselt sama hästi isegi veel paremini ja veel kiiremini saab sellest aru arvuti, sellepärast, et siin on just nimelt see struktuur on näha ja need väljad, et kus siis mingi info kindlalt asub ja arvuti oskab siis selle välja pealt selle info ära lugeda ja raamatupidamise programmis õigesse kohta sättida. Nüüd tihti tehakse sellist asja, et see XML saadetakse meili teel. XML on siis e-arve formaat. Ja on mul endalgi kogemus sellega, et kus üks ettevõte saadab mulle kord aastas arve, ta saadab seda e-maili teel, seal on PDF ja seal on juurde pandud ka seesamane XML, et just kui ta saatis mulle ka e-arve. Ja proovisin nüüd hiljuti, et muidu varem mul oli see, et ta saatis PDF-i ja kuna mina olen nii palju rikutud, et mina isegi seda ühte arvet aastas lihtsalt ei viitsinud käsitsi toksida, siis alati mul läheb see tähtaeg üle ja sellega mingi ilge jama kogu aeg. Aga nüüd seekord siis ma avastasin, et seal on XML ka selle e-maili küljes ja mõtlesin, et okei, et tõmban siis selle XML-i omale raamatupidamise programmi. Tegemist ei olnud Merit tarkvaraga, üks teine programm ja sain teada, et see XML ei ole üldse töödeldav, et seal on mingisugune väli on kuidagipidi vigane ja ma ei saanudki seda e-arvet oma raamatupidamise programmi sisse tõmmata. Ehk et XML e-maili teel ka ei ole e-arve, seepärast, et see esiteks ta ei pruugi olla õigesti formuleeritud, genereeritud ja teiseks ma pean seda ikkagi käsitsi siis kuskile salvestama kõigepealt ja siis sealt selle uuesti edasi lugema. Ehk et mul on väga palju nagu sellist käsitsi tööd sinna vaja panna. Ehk jah, meil on isegi Telemann kirjutanud väikse artikli sellest, et miks mitte saata e-arveid e-mailiga. See ei ole hea. Samuti me ei saa mööda sellest, et mis see ostuarvete protsess on, et mis juhtub arvega sellest hetkest alates, kui ta e-maili teel meile saabub, kuni selle hetkeni, kui ta kuskile siis ära arhiveeritakse sinna vahele kõik need kinnitamised ja maksmised ka. Ja
Seda on väga palju uuritud, mis see protsess on. Igas ettevõttes loomulikult on see erinev. Väikeses ettevõttes käib see kiiremini, silmapiltselt võib-olla, või ütleme mitte nüüd silmapiltselt, aga kiiresti. Suuremas ettevõttes tuleb natukene rohkem vaeva näha, sest seal on palju osakondasid, palju kinnitajaid ja nii edasi. Aga üldiselt võib siis selle protsessi selliseks siin lahti avada, et esiteks on see avamine, et kui see emaili peale tuleb, siis keegi kuskil peab olema see, kes selle emaili siis vastu võtab, avab, selle manuse sealt lahti võtab, vaatab, mis seal on ja salvestab selle siis kuskil arvutikettale. Nüüd tihtipeale juhtub ka see, et nüüd Eestis see trend hakkab ära kaduma, aga Lätis ja Leedus on täiesti aktuaalne, kus selle arve saabumine registreeritakse kuskile vihikusse, käsitsi kirjutatakse sinna vihikusse, kellelt, millal, mis summas, millise tähtajaga arve tuli. Arve number ka sinna juurde ja siis hiljem saab siis, ma ei tea, juhataja või keegi tulla ja vaadata, et kas ja millised arved on maksud ja millised veel maksta vaja on. Kõlab väga naljakalt ja ootamatuna, aga päriselt see niimoodi toimubki ja Eestiski on sellised ettevõtted, kes niimoodi teevad. Tihtipeale trükitakse see PDF välja just nimelt, nagu ma mainisin, et kas harjumusest, et niimoodi on tehtud ja niimoodi on mugavam või mingil muul põhjusel. Aga trükkimisega tihtipeale juhtub asju, et tahv saab otsa, paber jääb printerisse kinni, paber saab otsa, sa pead sellega tegelema. Siis tuleb kinnitamise koht, kus siis arved kinnitatakse, on neid siis üks või mitu. Väikses ettevõttes loomulikult see kinnitamine piisab sellest, kui ettevõtte juht vaatab sinna arve peale ja jah, on küll õige ja läheb edasi. Suuremates ettevõttes peab see käima mitme inimese käest läbi, projektijuhtide käest, osakonnajuhtide käest, juhataja käest ja nii edasi, kes siis seal hulgas, et nad kinnitavad, nad jaotavad need kulud ka ära. Ma tean seda ettevõtet, kes prindib need arved välja, paneb sinna niisuguse templi vormi arve peale, kus on siis kirjutatud, et millisele objektile, millistele projektidele, millistele kontodele tuleb see summa jagada ja siis need kinnitajad, need projektijuhid, kes seal on, need jagavad siis selle ära, et mismoodi see kulu jaguneb. Panevad oma konksud alla ja saadavad selle raamatupidamisse, kes siis nii selle arveinfo kui ka siis selle kulujaotuse info peavad siis arvutisse kandma raamatupidamise programmi. Sealt, kui see on tehtud, pannakse maksekorraldus üles ja makstakse need arved ära. Selle maksmisega on ka samamoodi, et oleneb, kuidas see ettevõttesse korraldatud on. Ühel puhul on raamatupidajal õigus maksekorraldused panka saata ja need ka seal kinnitada, et need makstuks saaks. Teisel puhul on tal õigus ainult need sinna saata ja juhataja siis käib ja kinnitab ise neid seal. Ja on ka juhtumeid, kus siis juhatuse liige ise tahab need arved ükshaaval sinna internetipanka toksida, et olla kindel, et õiged arved saavad makstud ja et see ei tekiks mingisuguseid kahtlaseid tehinguid. Siis, kui arve on juba sisestatud, toimub ka selle arhiveerimine. Ehk et siis raamatupidaja läheb selle riiuli juurde, kus on need kaustad ilusti rivis, valib selle kausta, toob oma laua juurde, augustab need arved ilusti ära, kirjutab kontonumbrid, konteeringunumbrid arvetele ja paigutab sinna kausta ja viib seda tagasi riiulisse. Ja vahel on see isegi kaugemal mõnes teises ruumis, nii et jällegi, kui me võtame selle protsessi aja kokku, siis igasugune väikene liigutus kulmineerub lõpuks siin suure kuluga. Ja nagu ma ütlesin, et vigasid ikka tehakse, ikka juhtub, inimesed on ekslikud ja kui need vead on tekkinud ja ma olengi sisestanud summa 73 asemel 37 näiteks, sentideks, siis põhimõtteliselt sel hetkel, kui siis mu partner helistab, kuule, et sa maksid liiga vähe raha,
pean ma kogu selle protsessi praktiliselt uuesti läbi käima, pean minema sinna riiuli juurde, võtma selle kausta, otsima selle arve sealt kaustast ülesse, vaatame, mis seal siis viga oli või kas seal oli siis nii, nagu see partner väidab. Pean võtma selle oma arvutist lahti, selle arve, vaatame, mis arvutisse sisestatud sai, avastad, et ongi viga, siis sa pead selle maksekorralduse uuesti tegema ja need arhiveerimised tegema uuesti ja nii edasi. Ehk et see vigade parandamine võib ka tihti olla isegi suurema ajakuluga kui mõni muu samm siin selles töökoos. Et selline see on ja nagu ma ütlesin, et igas ettevõttes erinevalt, aga suurusjärgus siis kõik need arved umbes sellise voo läbivad, sellised sammud. Nüüd, kui me võrdleme seda, et kui me kinnitame neid või kui arved saabuvad paberi peal versus PDF-iga, siis kui me arvutame need ajakulud kokku, siis ei olegi väga suurt vahet, et kas me menetleme neid arveid paberil või PDF-il. Ajakulu on umbes sama ja keskmiselt, siis ettevõtete keskmiselt kulub arve aktiivseteks tegevusteks. Me ei pea siin silmas seda, et arve ootab kuskil laua peal kellegi allkirja, vaid et päriselt pannaksegi allkiri ja jaotatakse need kulud ja nii edasi. Et kogu see protsess võib võtta aega ühe arve kohta 30 minutit keskmiselt. Loomulikult väikestes ettevõttes jällegi käib see palju kiiremini, suuremates või isegi veel aeglasemalt. Aga seda tööaega sinna kulub umbes selliselt. Ja kui me mõtleme nüüd jälle selle peale, et kes neid arveid kinnitavad, siis siin on päris palju ressurssi. Kui meil on nagu sadu arveid, eks ju, siis on siin väga suur ajakulu tuleb kokku, mida siis need helged pead, juhid saaks kasutada hoopis äri arendamisel. Nüüd, kui me räägime kuluarvetest, siis see protsess ongi siin kuluarvete kohta. Kaubaarvete puhul on asi natukene isegi keerulisem, sellepärast, et kaubaarvetel on iga rida väga oluline. Tegemist on ettevõtte varaga, mille üle tuleb arvestust pidada, tuleb sisestada nende kogus, palju tuli, nende hind ja nende üle arvestust pidada, ehk et iga rida on väga oluline ja tihti on kaubaarved ka mitukümmend rida pikad, mis tähendab seda, et lisaks siis sellele protsessile, mida me just vaatasime, tuleb kaubaarvel iga rida sisestada ka raamatupidamise või selle laosüsteemi näiteks. Ja väga paljudel ettevõtetel on laotarkvara eraldi raamatupidamistarkvarast, mis tähendab seda, et kõigepealt sisestatakse laotarkvara ja siis see arve läheb raamatupidamisse ja sisestatakse seal uuesti. Loomulikult kaasneb sellega ka kauba vastuvõtmisel kauba ja arve võrdlemine, ehk et veenduda selles, et me saime selle kauba kätte, mis on arve peal kirjas. Et seal ei ole nagu midagi rohkem või midagi vähem. Ja kui on erisused, siis tuleb sellega tegeleda, partnerit teavitada ja saada sealt siis kas lisaarve või krediitarve. Ja lõpuks tuleb siis võrrelda ka seda arvet tellimusega, kas me saime kõik selle kauba, mida me soovisime ja lepingute või hindadega, et kas need hinnad, mis arvele pandi, vastavad sellele, milles on kokku lepitud lepinguliselt. Ehk et see protsess kõik lisandub veel sellele, mis me juba vaatasime kaubaarvete puhul, mis teeb selle protsessi veelgi ajakulukamaks, sest ainuüksi siin paarikümne rea sisestamine laosüsteemi võtab samamoodi 10–20 minutit aega. Ja miks siis ikkagi võtta e-arveid vastu? Esiteks on see tööaja kokkuhoid, nagu me rääkisime, et 30 minutit ühe arve kohta on, kuigi, ütleme nii, et isegi kui ma olen nagu selle ala võõras inimene, siis 30 minutit ühe arve kohta tundub ikkagi natuke liiga palju tööaega panna. Ehk et siin on võimalik tohutult aega kokku hoida. Teine on, et andmete kvaliteet on parem, ehk et
see arve tuleb raamatupidamise programmi täpselt sellise, nagu ta algselt sisestati. Et siin ei teki seda vea tegemise ohtu. Lõpuks ka kulude kontroll, üks on see tööaja kokkuhoiust tulenev kulude kokkuhoid. Teine on see, et kui nüüd ettevõte on näiteks auditi kohuslane, siis ka auditis on võimalik e-arvete vastuvõtmise puhul oluliselt kulusid kokku hoida, sest arveid on võimalik otsida, elektrooniliselt arvutist, vaid mõne märksõnaga ja sul on see arve käes versus see, et sa lappad neid kaustasid läbi. Ja tahan tuua siia sisse ühe nüansi või nagu natuke teise vaatenurga on liinjuhtimine. Liinjuhtimine on siis juhtimisfilosoofia, mis käsitleb tööprotsessis raiskamist, uurib, millised raiskamised protsessis toimuvad ja selle kohaselt on siis igas protsessis esinenud vähemalt, seal on välja selgitatud 8 erinevat tüüpi raiskamist ja igas protsessis, ükskõik millist sa vaatad, esineb vähemalt pooled nendest raiskamistest. Ja nüüd vaatakski ka seda sama protsessi selles valguses, et mismoodi see raiskamine siis siin toimub. See sai alguse Toyota tootmisprotsessist kunagi ja on levinud siis sellise liinjuhtimise nime all üle maailma ja mitte ainult tootmise sellist optimeerimist ei tehta sellega, vaid see kohaldub igale protsessile ja see siin arvete menetlemine on ka üks protsess, mida saab siis läbi selle prisma vaadata. Esiteks on siis ootamine. See on see, kui arve ootab, näiteks kui me toome nüüd siit ostuarvete protsessist selle näite, siis on see olukord, kus arved ootavad kellegi kinnitamist, kuskil laua peal seisavad 1-2 päeva, 3 päeva, võib-olla paar nädalat isegi. Järgmine liik on liigsed liigutused. Siin on jällegi, et joon lauaga arve peale järje hoidmine, näiteks kaubaarvete sisestamisel, et seda siis edasi liigutada. Kasutamata talent on siis näiteks raamatupidajad, kes on välja õppinud just nimelt bilanssi kokku panema, kasvama aruandeid tegema, neid andmed analüüsima kuidagi, siis nendele ütleme siis mitte oskuste ja eriala kohaste ülesannete andmine ehk et see sama andmete sisestamine on puhas raiskamine. Need samad vead on raiskamine. Tehakse kuupäevas summas, jäetakse mingid andmed üldse sisestamata ja muud säärast, et näited. Liigne töötlemine. Minu hinnangul arved, mis on väikese summaga, siis neid ei maksa üldse anda juhatajale kinnitada. Olgugi, et ta võib-olla on vale arve ja peaks tagasi lükkama, siis selle juhataja kaasamine sellesse protsessi on palju kulukam, kui see arve kinni maksta näiteks. Loomulikult on see siis nagu kahjum ettevõttele, kui see kinni makstakse, aga võib-olla saab seda siis natuke mingite teiste vahenditega välja selgitada, kui et juhataja peab seda tegema. Ületootmine. Seesamane, et sul tuleb PDF-arve sisse näiteks ja sa trükid selle välja, ehk et sa teed sellest teise formaadi ja hakkad seda siis hoopis menetlema. Liigne transport. See olukord, kus sa viid selle arve kellegi laua peale kinnitust saama või sa trükid selle välja, sa lähed printeri juurde, võtad selle arve ja viid kellegi, tood oma laua peale tagasi või viid kellegi laua peale edasi ja nii edasi. Et see on selline transpordi aspekt, mida põhimõtteliselt annab vältida. Ja siis on ka liigsed varud, ehk et kui kogutakse kokku, keegi kogub omale arveid kokku selleks, et mingil hetkel sellega tegeleda ja siis, kui ta sellega tegeleb ära, viib need raamatupidaja kätte, kes siis hetkega on üle koormatud ja peab selle hunnikuga asju tegelema ja samal ajal tegelikult ei saa ka muid asju teha. Ehk et selleks, et sellist
tööde kuhjumist vältida, peaks arved siis ka tegelikult jooksvalt kinnitama ja raamatupidamisele saatma või väiksemates, ütleme väiksemate perioodide tagant või lausa ükshaaval. Et see on siis niisugune väikene nüanss, millest lähtuvalt oma tööülesandeid natukene vaadata, et kas on võimalik vältida mingisuguseid ajaraiskimisi. Ja kogu selles protsessis, kui me hakkame vaatama nagu neid üksikuid tegevusi, siis võivad võtta murdosa minutist või väga vähe aega. Aga kui me paneme kõik need ilusti ritta, kõik need väikesed ajaraiskajad, siis me saamegi selle 30 minutit täis. Nüüd, kuidas seda protsessi veel või seda töövoogu siis optimeerida? Esiteks on nagu e-arved, eks ju, et hakkame aga e-arved vastu võtma ja juba ongi panema. Tihti ei ole see võimalik, tihti siin partner ei olegi võimeline e-arveid saatma, eriti kui tegemist on välismaiste partneritega. Siis esimene asi, millest igaüks kindlalt saab alustada, on digiteerimine. Kuigi digiteerimine minu hinnangul on oma praeguse töö kellelegi teisele teha andmine, ehk et siis need digiteerimislahendused, mis meil on, eks, et sisuliselt teevad selle sama töö ära, aga poolautomaatsemalt. Ehk et see on koht, kust saab alustada ja sul on kohe võimalik siis see asi elektrooniliselt hallata. Siis on elektrooniline kinnitusring, neid lahendusi pakuvad ka mitmed ettevõtted siin sealhulgas Telema, ka Meritil minu meelest on kinnitusring ilusti olemas. Ehk et ei pea välja trükkima neid arveid, saab saata elektroonilisele kinnitusringile, kus siis paljudel juhtudel on olemas ka vastav äpp, kus sa saad siis oma nime alt sisse loginuna kinnitada, et jah, see arve on õige. Ehk et meil ei ole ju tegelikult tarvis seda konksu sinna arve peale saada, meil on tarvis registreerida ära, et see inimene sellel ajal kinnitas, et see arve on õige. Siis automaatne kulude jaotus on võimalik ja siin on siis toon välja sellise statistika, et meil Telemas oleme analüüsinud natuke neid andmeid ja 90% arvetest, mis ettevõttesse tulevad, on reeglina korduvarved, mis tulevad kuust kuusse kogu aeg. Näiteks on see siis kommunaalid, üürid, telefon, internet ja nii edasi, nii edasi. Ehk et neid arveid ei ole mõistlik igakuiselt kogu aeg üle siis kinnitada, lasta inimestel, selle suurel seltskonnal, eks ju, kinnitada iga kord, või ka jagada, eks ju, käsitsi. Ehk et on võimalik sättida siis nendes samates elektroonilistes kinnitusringi lahendustes nii-öelda see kulujaotusmask, ehk et kui tuleb kindlalt tarnijalt arve, siis pannakse see mask sinna peale ja see kulu jaotatakse automaatselt vastavalt ette antud reeglitele ilusti projektidele, objektidele ja kulukohtadele ära ja see asi on automaatselt tehtud. Keegi ei pea seda eraldi veel tegema. Nüüd automaatne valideerimine on arve õigsuse kontroll ehk et see samane, et mida tihti raamatupidajad teevad, nad vaatavad seda arvet ja vaatavad, kas esiteks, kas see ettevõte eksisteerib, kes meile esitab seda arvet, kas kuupäevad, maksetähtajad, asjad on kõik ilusti olemas ja kas see käibemaks, mis arve tal on õigesti arvutatud. See tegelikult on võimalik samamoodi arvutile anda ja automaatselt ära teha, ilma et keegi peaks seda käsitsi tegema ja üle arvutama, et arvuti on sellest palju kiirem. Automaatne võrdlemine on nüüd siis see, kus arvet võrreldakse aluseks oleva tellimusega näiteks, lepingu hindadega, millega vaid, ehk et see töö on samamoodi võimalik arvutile ilusti ära anda ja see arve, kui see ükskord siis kinnitajale tuleb või raamatupidamisse, on see asi juba automaatselt tehtud. Ja loomulikult e-arhiiv, e-arveid on mõistlik e-arhiivis hoida, mitte neid välja trükkida ja kuskile kaustava ladustada.
Ja kui me nüüd võrdleme jälle seda paberit või PDF-i kõigi nende lahendustega, kui me oleme need ilusti ära juurutanud, et mismoodi see käib näiteks e-arve puhul, siis no, siin on näha, et meil on võimalik see ajakulu, mis on 30 minutit paberi ja PDF-i puhul, saada 5 minuti peale vaid. Ja see on täpselt seesama, et iga see väikene ajaraiskaja elimineerides saab siis 6 korda seda aega kokku hoida, mis meil siis arvete kinnitamiseks kulub. Ja noh, mida siis selle ajaga peale hakata? Noh, loomulikult esiteks on see, et kõik need juhid saavad tegeleda sellega, milleks nad palgatud on, ehk et äri edasi arendada, müüa, diile teha, optimeerida mingit protsessi ja nii edasi. Või kui tihtipeale on see, et osad inimesed on väga ülekoormatud siis, ja teevad ületunde, siis tegelikult on neil võimalik minna mõistlikul ajal hoopis koju, eks ju. Või siis igal ühel meist on mingisugused väiksed unistused, mida me oleme mõelnud, et mida teha, kui meil vaid rohkem aega oleks. On see siis, ma ei tea, ema külastamine, päikseloojangu vaatamine, sõbrannaga veini joomine, mida vaid, raamatu lugemine, mingisuguse tooli restaureerimine. Oleme kogu aeg lükanud seda edasi, seepärast, et meil on jube kiire kogu aeg, et nüüd siis, kui e-arvet kasutusele võtta, tegelikult on võimalik siis ka need oma väikesed unistused ellu viia. Ehk et see on see, miks alustada e-arvetega juba täna. Üleüldse e-arvetega ja see, miks just täna, see tuleb natuke hiljem. Nüüd, kuidas alustada? Nii, ja meil läks käima juba küsimus, et kas teil juba on e-arvete vastuvõtmine aktiveeritud. Ja ma näen, et umbes 3% on see juba aktiveeritud, 2/3 mitte. Ja väga hea, kui see on aktiveeritud, ma loodan, et saate ja tundsite ära, et tegelikult nendest on kasu ja need, kes ei ole aktiveeritud, siis tegelikult on, et kuidas siis alustada. Noh, ütleme niimoodi, et Meriti puhul, kui me räägime, siis põhimõtteliselt on ainult lihtsalt pihta hakata. Seepärast, et kui paar aastat tagasi veel oli olukord, kus raamatupidamise programmides oli vaja natuke rohkem vaeva näha selleks, et see e-arvet käima panna, siis tänaseks on see asi tehtud niivõrd lihtsalt, et me saame selle asja kohe siin praegu läbi teha. See on vaid paar klikki ja see asi töötab. Enne kui me selle asja läbi teeme, siis ma räägin sellest, et kuidas need e-arved liiguvad. Täna Eestis on see tehtud selliseks, et arved liiguvad läbi e-arve operaatorite. Igal ettevõttel on võimalik valida siis omale operaator, kelle kaudu ta soovib e-arved vastu võtta ja see äriregistris kinnitada ja siis äriregister jagab seda infot laiali avalikult. Ja need ettevõtted, kes siis arveid väljastavad, saavadki teada, et teie võtate e-arved vastu ja saavad teile siis e-arvetena saata need arved. Ja Meriti klientid saavad ükskõik milliselt operaatorilt, ükskõik kellelt põhimõtteliselt saada neid arveid. See on selles mõttes lihtne, et operaatorid hoolitsevad selle eest, et vahet pole, millist tarkvara keegi kasutab ja kas selles tarkvaras on juurutatud e-arve formaadis arvete väljastamine, see võib vabalt olla ükskõik millises teises formaadis, aga operaatorid hoolitsevad selle eest, et kui see ei ole e-arve standard, siis nad muudavad selle e-arve standardiks ja saadavad selle siis vastuvõtjale
ja vastuvõtja suudab selle siis läbi operaatori, jälle operaator siis genereerib sellise formaadi, nagu vastuvõtja vastu võtab ja need arved saavad niimoodi liikuda. Nagu Jekaterina juba ütles, siis Meriti sees need, kes kasutavad, osapooled kasutavad Merit tarkvara, siis nemad saavad niikuinii neid arved väga lihtsalt ja ka tasuta vahetada, aga meil ju ei ole kõik partnerid ei kasuta Merit tarkvara või sama tarkvara, mida meie kasutame, siis see kõik käib läbi nende operaatorite. Ja nüüd me vaatame siis seda, et kuidas see aktiveerimine Meritis käib. Kui teil vähegi võimalik, tehke minuga kaasa. Ma näitan selle täpselt siit ära ja nüüd selle tulemusel me aktiveerime e-arvete vastuvõtmise ja selles mõttes te ei pea muretsema. Tänasel hetkel Merit ja Telema on omavahel kokku leppinud, et kuni aasta lõpuni on kõik e-arved tasuta, ehk et te võite vabalt selle aktiveerimise siin ära teha ja ilma täiendavate kohustuseta. Nii. Minul on siin Merit Activa juba lahti võetud ja ma olen ka sisse loginud. Aha. Siit pean ikkagi sisse logima. Nii. Ja siin siis on paremal üleval nurgas niisugune rattakene, seadistused, vajutan siia peale, siit edasi e-arvete ja muu integratsioonide seadistus, panin selle valiku. Siin üleval on nüüd siis, võib-olla teil on tarvis seda allapoole kerida, e-arvete operaator Telema. Ja siin on siis see teine lõik, kus siis räägitakse ostuarvete e-arvete vastuvõtmisest. Ja siin tuleb vajutada siis aktiveeri ostuarvete vastuvõtmine. Mina valin siit mobiil-ID ja saan selle asja siit samast ilusti ära teha. Ja täpselt nii lihtne see oligi, et paar klikki ja mul on see e-arvete vastuvõtmine aktiveeritud. Nüüd väga-väga tähtis on see, et ainuüksi see, kui me Meritis selle ära aktiveerime, siis sellest veel ei piisa. Sellest peab teada saama ka äriregister ja seetõttu tuleb seesama e-arve operaatori kinnitamine ka äriregistris ära teha. Ehk et tuleb äriregistrisse sisse logida, juhatuse liige saab seda teha ja siia tekib siis selline kinnitamise nupp ja tuleb see kinnitada ära ja täpselt nii see tehtud ongi. Nüüd tuleb silmas pidada ka seda, et see info jõuab äriregistrisse kinnitamise või nagu selle e-arvete aktiveerimise päeva õhtul. Ehk et järgmisel päeval põhimõtteliselt saab siis selle äriregistris kinnitamise ära teha. Ja see on vaid tehniline ettevalmistus, see aktiveerimine ja äriregistris kinnitamine. Nüüd selleks, et päriselt saaksite need e-arved saata, siis on mõistlik sellest soovist oma partnereid ka teavitada. Kuigi see info on äriregistris avalikult olemas, siis mitte kõik raamatupidamise programmid ei näita seda infot välja. Merit näitab. Kui te tahate ise kellelegi e-arvet saata, siis Meritis, me näitame seda hiljem ka, et kuidas see näha on. On see info ilusti näha, et kes vastu võtavad ja saate neile e-arvet saata. Nüüd Merit on arenenud, raamatupidamise programm, mitte kõik ei ole nii arenenud. Ehk et need raamatupidamisprogrammid, kus seda infot näha ei ole, siis nendele tegelikult peaks sellistele kasutajale tuleb teada anda, et te soovite e-arveid saata. Ja mina tegin seda omal ajal nüüd niimoodi, et
nii kui keegi mulle saatis PDF-arve emaili teel, siis ma tegin sellise kirjakese, mida ma siis automaatselt sellisele e-arvele või sellisele emailile vastuseks saatsin. Ehk et palusin, et edaspidi saadetaks kõik arved e-arvetena, sellepärast, et PDF-ide töötlemine on ebastandardne protsess ja võtab liiga kaua aega ja mina ise vaatasingi neid arveid kord nädalas, ainult võib-olla isegi paari nädala tagant üle ja käisin neid siis raamatupidamisprogrammi sisestamas. Ja selle tõttu ma ei saanud garanteerida, et need arved õigeaegselt tasutud saavad. Aga partneritel on see kõik väga oluline, et kui ta arve välja kirjutab, et siis raha ka õigeaegselt tuleks. Ja nüüd selleks, et see raha õigeaegselt, arved õigeaegselt maksta, siis annangi teada oma partneritele, et nad saadaks need arved, et nad saavad ise sellele kaasa aidata ja saadaks arved e-arvetena. Selline näide siis. Ehk et ja partnereid peakski motiveerima. Siin on kaks strateegiat, kuidas seda teha. Üks on opt-in, kus sa lihtsalt annad teada, et me soovime e-arveid saata ja palun saatke meile e-arveid edaspidi. Ja siis enamasti juhtub see, et kuigi mõni üksik võib-olla saadabki sulle e-arve, siis enamik ikkagi ei saada. Nüüd tuleb sinna panna siis väikene torkav nüanss juurde, ehk et mis selles kirjaski on näha, on see, et me ei saa garanteerida PDF-arvete puhul õigeaegset tasumist. Ja nii kui sa selle sinna siis paned, nii sa hakkad neid e-arveid saama. Ehk et see on partnerite väga suur huvi, et arved õigeaegselt saaks tasutud, et nad ei peaks neid arveid oma raha taga ajama ja selle tõttu nad siis kohe hakkavadki e-arvet saatma. Ja mina omal ajal ka, ma pidin ikkagi paar korda saatma oma partneritele sellist kirja, sest nad saatsid järjekordselt PDF-ina mulle selle arve ja lõpuks ma ikkagi sain. Ja mis seal vahet on siis, miks panna see väikene nagu torge ka sinna, mitte ainult porgandiga meelitada, et e-arved on nii head, eks ju, vaid et kui te e-arvet ei saada, siis juhtub üks või teine või kolmas asi. Need asju võib sinna välja mõelda. Üks on see, et kas arved ei saa õigeaegselt tasutud. Teine on see, et me hakkame rakendama näiteks arvete käsitlemise tasu. Ja võtame selle siis sellest arvest maha, eks ju. On see 5 või 10 või 20 eurot, eks ju. Et oleneb sellest, kui pikk see protsess on ja kui palju see maksab, siis, ja see on täiesti tavaline, vähemalt Euroopas on täiesti tavaline, kus siis rakendatakse selliseid tasusid. Või juhtub midagi muud, näiteks kui te ei suuda meile e-arveid pakkuda, siis me kahjuks ei saa teilt see kaupa ka osta ja võtame seda kauba kuskilt mujal. Ja minul oli samamoodi selline case, kus Tartu restoranina mul oli moraalne kohustus müüa A. Le Coq'i tooteid, premium õlut. Läksin A. Le Coq'i, küsisin, et tahaks teie õlut müüa. Jah, tore, esitage meile tellimus, me saadame teile arve ja saategi müüa. Aga loomulikult nemad saatsid siis PDF-arveid. Ja ma ütlesin, ma ei taha PDF-arveid saatke mulle e-arve, eks ju. Ja seda nad ütlesid, et ei, seda ei saa. Ja ma isegi ei tea, miks nad ei taha niimoodi väljastada e-arveid, eks ju, oma kauba eest. Suurematega nad teevad, aga selliste pisikeste restoranidega, nagu mul oli, nad seda ei teinud. Ja siis mõtlesin, et okei, et ma siis ei osta teilt kaupa ja teigi niimoodi. Aga kuna ma ostsin kaupa niikuinii kaupmehest, siis kaupmehes müüs ka ju A. Le Coq'i tooteid ja ostsingi seda A. Le Coq'i kaupmehest. Ja asja iroonia on selles, et ma sain sealt selle sama hinnaga, mis ma oleksin saanud A. Le Coq'ist. Nii et ma sain lõpuks ikkagi müüa A. Le Coq'i ja samal ajal sain ka e-arveid. Nii et
võib ja isegi on soovituslik natuke laiemalt kastist välja vaadata, et äkki saame samu tooteid kuskilt mujalt ja nendel tingimustel, mis meile sobivad. Nüüd, kui me vaatame seda, et kui me lähme lihtsalt küsima, et saate meile e-arvet versus see, et saate meile e-arvet, sest me ei suuda garanteerida näiteks õigeaegset tasumist, siis see punane joon on see, mis on sellise, kuidas ma ütlen, sunnimeetodiga või selle torkega, ehk et sa saavutad sellise lähenemisega oluliselt kiiremini, palju suurema hulga e-arveid omale versus see, et kui sa lähed lihtsalt küsid e-arveid. Ja e-arvete saatmisest räägib meile Kateriina, jah? Nii, ma räägin natukene hiljem, praegust on ees küsimused, et kas e-arvete saatmine on aktiveeritud ja et kas meie kuulajad saadavad e-arveid. Mina näen tulemusi, et kas teil e-arvete saatmine on aktiveeritud, et kui e-arvete vastuvõtmine oli aktiveeritud 3% ja 2/3 ei olnud, siis e-arvete saatmine siin praegu selle küsimuse tulemusel on umbes pooleks, et isegi rohkem on neid, kes saadavad e-arveid välja, kui neid, kes ei saada, ehk 54 ja 46 on siis see jaotus. Väga põnev. Siin tekib kohe küsimus, et miks rohkem ettevõtteid saadavad e-arved välja, kui vastu võtavad, sest tegelikult suurem väärtus ettevõttele on e-arvete vastuvõtmine. Aga saatmisest. Et miks saata siis? Sven, äkki oskab täpsemalt rääkida enda vaatest? No loomulikult, selles mõttes, et me juba oleme ka maininud siin, et see samane maksetähtaja ületamine, eks, et kui me ikkagi suudame arvet või nagu kui meie partner suudab arvet kiiremini kinnitada, siis me saame kindlamini ka raha õigel ajal kätte ja meil ei ole põhjust oma partneritele pahane olla ja oma raha taga ajada, sest keegi ei taha oma raha taga ajada. Me eeldame ikkagi, et kui me kellegagi äri teeme, siis nad maksavad oma arvete eest ka korrektselt. Teine on kulude kokkuhoid, just nimelt see, mis toimub siis pärast seda, kui arve on välja saadetud ja on selgunud, et raha ei olegi tulnud, siis see tähendab seda, et keegi peab jällegi olema see, kes sellele partnerile helistab ja küsib, et mis nüüd siis juhtus ja kas arve on teil ikka olemas ja et millal see tuleb ja võib-olla ongi ta, eks ju, sattunud hädasse oma rahaliste seisudega, et kuni sinnamaani välja, et me peame seda hakkama sisse nõudma. Ehk et kõik see justkui jääb ära. Ja maksete kiirem laekumine, see on jällegi selge, et kui see on tegelikult vähim, mis me saame teha oma partnerite heaks või iseenda heaks selleks, et partner õigeaegselt raha maksaks, et saadame talle e-arve siis. Et need on need põhjused, miks saata. Ja aktiveerimine Meritis on siis seesama koht, kus me juba jõudsime eelnevalt, aga siin on see teine lõik, on siis aktiveeri müügiarvete saatmine, kui ma siia peal klekin, kinnitus jah, ja nii lihtsalt see käiski, isegi ei pea oma digiallkirja panema, vaid see on nagu siis juba 2 klikki veel lihtsam aktiveerida. Nii, ja nüüd siis on Kateriina sõna.
E-arvete saatmine Meritis on ülimalt lihtne, et nagu Sven ka alguses mainis, et kõik tarkvarad tõenäoliselt ei ole nii automatiseeritud kui Merit Activa. Merit Activas ei pea kasutaja siis ise pead vaevama, et kas ma saan sellele kliendile e-arvet saata või mitte. Müügiarve salvestamise hetkel kontrollib programm ise registrikoodi alusel, kas teie klient on e-arvete vastuvõtja või mitte. Kui ta on e-arvete vastuvõtjad, et siis tekib üles paremasse nurka nupp e-arve ning te saate seda e-arvet saata. Üks hetk, et tundub, et meil siin väike äperdus slaididega, et üks slaid on vahele jäänud, et kus näidatakse, kuidas e-arve siis toimub, aga ei ole vast hullu. Okei, ongi jah, huvitav jah. Jah, et selles mõttes, et tõenäoliselt on enamus meie kuulajad siin ka Meritiga tutvuvad, et kui te müügiarve teete siis, ja salvestate selle ära, siis programm kontrollib teie eest selle, et kas teie klient võtab e-arvet vastu või mitte. Tekib üles paremasse nurka nupp e-arve ning sellel vajutades e-arve liigub ise. Mingisugust meiliaadressi kuskile sisestama ei pea, sellepärast et e-arved ei liigu meiliaadressi kaudu, vaid nad liiguvad registrikoodi alusel ühest süsteemist teise automaatselt. Et kui on siis teine pool ka Merit Activa kasutaja, siis ta loomulikult liigub Meritist Meritisse otse. Kui teie klient ei ole Merit Activa kasutaja, sellest pole üldse mingit lugu, et te saate neile ikkagist ka e-arveid saata, et lihtsalt seal vahele tuleb operaator. Et operaatorid koguvad siis need arved kokku ning edastavad siis vastavalt sinna. Ma räägiks siinkohal natukene ka e-arvete statistikast Merit Activas, et võtsin vaatluse alla siis september 2022. Mida meie näeme oma andmebaasidest? Me näeme seda, et septembri kuupäevaga on koostatud 832 000, tegelikult peaaegu 824 000, vabandust, lähevad juba numbrid sassi, müügiarvet. Nendest e-arvena on välja saadetud kõigest 54 000 ehk siis 6,6%. Et väga huvitav on see, et kui siin just te vastasite, et pooled saadavad e-arveid välja. Et kuidas see protsent nagu nii väike on? Et väga huvitav oleks teada. Ostudokumentide poole pealt siis Merit Activa põhjal tehtud statistika on selline, et 955 000, nagu näete, peaaegu 956 000 sisestatud ostudokumenti ning sellest on kõigest 29,6% saabunud digitaalselt, elektrooniliselt kuidagi. See tähendab seda, et kas on nad digiteeritud, et tulnud siis mingi digiteerimispartneri kaudu, on nad tulnud e-arvetega, on nad tulnud siis kuskil teisest tarkvarast API teel, kuid mida see number näitab, et 70% ostudokumentidest on kellegi poolt käsitsi sisestatud. Et keegi on nii palju aega ja vaeva näinud, et need dokumendid saaks sisse, kuigi tegelikult, et saaks seda palju kiiremini ja palju automaatsemalt. Võtsin välja ka sellise statistika, mida mul siin slaidil ei ole, et kui paljudel aktiivsetel Merit Activa ettevõtetel on aktiveeritud midagi elektroonilist. Ehk siis kas e-arvete vastuvõtmine, mingi API partner või mis iganes, et ühesõnaga, et aktiivsetest ettevõtetest, kui paljudel on midagi siis septembrikuus elektrooniliselt tulnud ning see protsent on kõigest 22%. Ehk siis isegi 78% Merit Activa kasutajatest ei ole aktiveeritud e-arvete vastuvõtmine Merit Activa teiselt Merit Activa kasutajalt. Kuigi see on tasuta,
ja see ei nõua nagu mingisuguseid eraldi lepinguid aktiveerimisi kuskil äriregistris. Et meil on väga palju veel minna, et seda e-arveldust massidesse saata. Et ma loodan, et need 66%, kes siis täna ütlesid, et nad ei võta e-arveid vastu, et pärast tänast hakkavad neid e-arveid vastu võtma. Statistika on kurb, aga vähemalt midagigi. Olgu. Aitäh. Nüüd ongi siis see küsimus, mõned müüdid, et esimene müüt on see, et e-arved on kallid. Ehk, et e-arved maksavad. Aga kui me vaatame nüüd täpsemalt seda, mis on meie kulu sellele arvele, kui ta ei tule e-arvena, ehk et ta tuleb näiteks PDF-ina, siis sellegi poolest, me kulutame see 30 minutit ära, see on küll keskmiselt, aga võtame siis mõne väikese ettevõtte lühema protsessi ja vaatame ainult näiteks selle arve sisestamise nagu seda samm, siis midagi ei ole teha, kõikide nende väikeste ajaröövlitega arvestades tuleb selle ühe arve kohta mingisugune 3 minutit sisestamise aega. Nüüd, kui me paneme keskmise palgakulu siia külge, siis on selle asja hind 60 senti. Ehk et me igal juhul maksame raha selle eest, kui me käsitsi haldame ostuarveid. Nüüd, kui me asendame selle ostuarve e-arvega, siis e-arve jõuab raamatupidamise programmi automaatselt, keegi ei pea seda sisestama. Ainult, mis tuleb teha, tuleb selle programmis lahti võtta ja vajutada nuppu, et ta kantaks siis nendele kontodele, mis seal on. Mis tähendab seda, et ühe e-arve hind võib olla kuskil 10 senti. Ja kui me nüüd võrdleme seda selle kuluga, mis inimene arvet sisestades teeb, siis siin tuleb välja, et see asi, et see vahe on kuskil 6-kordne. Et e-arved on 6 korda odavamad kui see manuaalne protsess, mis me praegu siis PDF-ide puhul paneme. Ehk et seda võib igaüks ise arvutada, eks ju, et mis need minutid on. Võtame siis selle, hästi tihti peale, kui ma kellegagi räägin, siis nagu need raamatupidajad või andmete sisestajad, nad teevad seda kiiresti, et võtab ainult minuti 2, eks ju. Võtame siis selle 3 minuti asemel 1 minuti. See on ikkagi 2 korda vahet e-arve ja selle käsitsi sisestamise vahel. Ehk et igal juhul e-arved on odavamad kui see, mida me praegu maksame sellest. Sest ettevõte ju maksab kogu oma töötajate aja kinni. Teine müüt, et alustamine on keeruline. Ma arvan, et me tegelikult siin demonstreerisime seda, et see ei ole vähemalt Meriti puhul, ei ole see enam nii keeruline, et on vaja ainult 2 klikki teha või 5 klikki siis ja kulutada 2 minutit ja juba tegelikult on e-arvete vastuvõtmine aktiveeritud ja muidugi tuleb meeles pidada seda, et äriregistris tuleb see üle kinnitada ja lisaks siis üks liigutus veel teha, et anda teada oma partneritele, et te tahate nüüd e-arveid saada. Et see on nagu, me näeme siin, meil oli septembri keskel oli ka sarnane webinar ja sealt me siis nägime seda, et kuskil 130 ettevõtet siis eelmise nädala seisuga oli aktiveerinud omale e-arvete vastuvõtmise Meritis ja 100 oli selle kinnitanud siis äriregistris, aga vaid pooled olid siis selle hetke seisuga ainult siis e-arvete vastu võtnud päriselt. Ehk
Ehk see viimane samm, partnerite teavitamine on võtmeküsimus siin. Aga see kindlasti ei ole keeruline, see on mõned klikid ja paar emaili ja tegelikult on see tehtud. Siis üks müüt on veel, lisaks sellele, et arvatakse, et e-arved on kallid, et siis väheste arvete, siin tekib see mahu küsimus, eks ju, et mis on suurtel siis viga, et nad otsustavad ja neil tegelikult on mahud nii suured, et neil tasubki see ära, et väikesed, kes võtavad seal mingi mõned arved vastu kuus, et ei tasu ära. Siin ma tooksin täpselt selle sama näite, arvutaks välja, eks ju, et kui palju see sisestamine päriselt maksab, on ju, pluss siis toome kõrvale selle e-arve kulu, siis tegelikult e-arved on ikkagi soodsamad, eks ju. Ehk et ma ütleks, et ka see väga ei pea paika. Ja lõpuks on üks müüt veel, et partnerid ei soovi või ei ole nõudnud. Ja Telemas me oleme käinud nii siis, kuidas ma ütlen, ostjate poole peal ja küsinud, miks te siis e-arveid vastu ei võta. Siis nad ütlevad, et aga meie partnerid ei saada, meie tarnijad ei saada neid e-arveid või ei taha saata või pole nõudnud, et me võtaks e-arvetena vastu. Ja lähme siis sinna tarnijate poole peale, küsime, et miks te ei saada e-arveid. Nad ütlevad, aga ostjad pole nõudnud, eks ju. Ehk et siin on nüüd see, et kuna teie olete seda webinari nüüd kuulanud ja kõike seda seedinud, et olge ise see muutus ja võtke kätte ja nõudke, et nüüd te teate, et e-arvete vastuvõtmine on oluliselt soodsam kui PDF-ide käsitlemine ja sellest tulenevalt te saate siis ise hakata nõudma või vähemalt teavitada oma partnerid sellest, et te soovite saada e-arveid või et te soovite saata e-arveid ja olge ise see muutus, mida te tahate, mida me tahame siin maailmas näha. Me saame midagi ära teha. Ja kokkuvõtteks siis meil hakkab siin see asi läbi saama. Esiteks, e-arveldusest on kasu, see on 6 korda kiirem ja seetõttu ka palju-palju odavam. E-arved on pigem äriline projekt selles mõttes, et see tehniliselt oli vaja see 5, 6, 7 klikki teha, aga selleks, et sinu partnerid ka sulle saadaks, sa pead nendelt need e-arved välja nõudma. Sest üksi ei saa e-arveldada. Võime ju selle tehniliselt käime panna, aga kui keegi ei tea, et me tahame neid saada, siis e-arved küll käivad, aga tegelikult nad ei käi ka. Ehk et kommunikatsioon on selle juures ka väga-väga oluline. Kui keegi ei tea, siis ei saa ka. Ja nagu ma juba tõin ühe näite, et ole valmis vahetama tarnijat, et kui sinu tarnija on selline, kes ei suuda e-arveid saata ja sinu protsess ja sinu standardid näevad selle ette, et võtate ainult e-arveid vastu. Üks variant on muidugi digitaliseerida, eks ju, osta seda teenust sisse. Teine variant on siis tõesti vahetada see tarnija välja, kui ta kuskil mujal seda sama toodet ei saa. Või kui on võimalik seda sama toode kuskil mujalt ka saada, vabandust. Ja mida rohkem e-arvet või mida rohkem partneritelt e-arvet vastu võtate, seda kasulikum see teile endale on. Et esiteks on see kokkuhoitud aeg, teiseks see keerukus, et üks saadab ühes formaadis, teine saadab teises formaadis, PDF-is, paberi peal e-arvena, ehk et see nagu protsessi varieeruvus kaob ka ära. Ehk et kõik on ühe sama protsessi järgi käib ja see on palju lihtsam ja palju rohkem aega kokku hoidav asi. Ja nüüd siis küsimus jälle kuulajatele, et kas prooviksite e-arveid kasutada, kui need oleksid näiteks selle aasta lõpuni tasuta? Tundub, et mõnele inimesele see jutt ei mõjunud. Mul on väga kahju seda näha, aga enamik ikkagi soovib proovida. Praegu siis 86% on neid, kes sooviksid proovida
ja 13% neid, kes ei soovi. Siin jooksvalt tulevad vastused sisse, siis need protsendid ka natuke muutuvad, aga suurusjärk on siis selline 85 ja 15. Tore. Ühesõnaga, Telemaa ja Merit on teinud sellise kampaania, et miks just täna alustada, ongi see, et pange see täna endale käima. Me anname teile sellise prooviperioodi selle aasta lõpuni, mitte ühegi e-arve eest me raha ei võta. Ja te saate veenduda turvaliselt ilma lisakohustusteta selles, et kas need e-arved on teile kasulikud või et kui on, et siis jäätegi neid kasutama. Ja nüüd üks oluline nüanss siin on veel, mida me õppisime siis eelmisest webinarist, oli see, et selle webinari tulemusena läksid ettevõtted küll e-arved aktiveerima, aga nad aktiveerisid saatmise. Ehk et selle kampaania raames on oluline, et te aktiveeriksite just nimelt vastuvõtmine. Esiteks on see teile endale oluliselt kasulikum ja palju rohkem aega kokkuhoidev. E-arvete vastuvõtmine loob rohkem väärtust kui nende saatmine selle tõttu, mis me just vaatasime. Ja teiseks, et kui on vastuvõtmine aktiveeritud, siis rakendub see tasuta e-arvete kampaania tingimused. Oli nii, Katerina, jah? Just, et kampaanias osalevad kõik need ettevõtted, kes aktiveerivad e-arvete vastuvõtmise. Et kui te lähete ja aktiveerite ainult saatmise, et siis kahjuks kampaania teile ei laiendu. Just. Ja nüüd siis on küsimuste vastuste voor. Mul on siia tulnud mõned küsimused. Proovin saada kätte. Esimene küsimus on siis selline, et miks pole riigiasutuste veebilehtedel selgelt kirjas e-maili, mis võtab vastu e-arveid? Nüüd seda e-maili ei ole seal taotluslikult, sellepärast, et alates 1. juulist 2019 võtavad riigiasutused vastu ainult e-arveid. Mis tähendab seda, et mitte ühtegi PDF-arvet vastu ei võta ja mitte ühtegi PDF-arvet ei tasuta, ei maksta ära. Ehk et isegi kui te püüate saata riigiasutusele PDF-i, siis see teil ei õnnestu ja selle PDF-iga ei tehta mitte midagi ja seda raha te sealt ei saa. Ehk et te peate saatma e-arve. E-arvete saatmiseks on mitmeid võimalused. Üks variant on siis kasutada oma raamatupidamisprogrammi, kui see on ühendatud nüüd operaatoritega ja et see võimaldab. Teine variant, kui ta ei võimalda ja mingil põhjusel ei saa oma raamatupidamisprogrammist seda teha, siis on olemas veebis online sellised lahendused, kus teil on võimalik näiteks e-arveldaja, kus teil on võimalik siis neid e-arveid tekitada ja riigiasutustele saata ilma, et see teile midagi maksaks. Siinkohal tuleks ikkagi rõhutada seda, et e-arved ei liigu ühe meiliaadressi järgi, vaid e-arved liiguvad ühest süsteemist teise registrikoodi alusel. Just. Ja sellepärast ei olegi kuskil ühelgi ettevõttel, ei riigiasutusele ega ka erasektori ettevõttel kuskil kodulehe peal e-arvete meiliaadressi, vaid kuna e-arved liiguvad otse siis ühest süsteemist teise. Ma nüüd märkasin, et keegi tõstis käe. Me kahjuks ei saa teid eetrisse lasta, et kui teil on küsimus, siis palun pange see Q&A nupu pealt kirja ja me vastame selle küsimusele siis, kui see nüüd minuni jõuab. Vastan siin suuliselt või siis, kui me ei jõua sinnamaani, et ma jõuaksin vastata, siis vastame kirjalikult. Järgmine küsimus, mis siin on
Ma tegelikult päris täpselt ei saagi sellest küsimusest aru. Ma osutan mitmele firmadele teenust. Vastus, mis vastuvõtmine on väiksema protsendiga kui saatmine, et riigiasutused ei võta PDF-arveid enam vastu, samas ei raatsi juhid kulutada raha vastuvõtmisel minu kogemus. Nagu me siin just rääkisime, et kui juhid ei raatsi kulutada raha vastuvõtmisele, siis tuleb meelde tuletada ikkagi, et nad maksavad selle PDF-ide ja paberarvete käsitlemise eest niikuinii ja kohe lausa mitmekordset hinda, kui e-arve on. Jah, ma olen nõus, et kui e-arvet kasutusele võtta, siis rahaliselt on just nagu täiendav kulu, sellepärast, et ega siis inimesi mitte igal juhul või igal võimalikul juhul lahti ei ole võimalik lasta, et seda kulu nagu vähendada. Aga need inimesed saavad siis teha oluliselt väärtuslikumat tööd, mis ettevõttele vaja on. Et ettevõtte põhitegevus ei ole ju arvete kinnitamine. Ettevõtte põhitegevus on, et saada müüa, saada ettevõtte väärtust suurendada ja nii edasi. Ehk siin tuleb aru saada sellest, et iga minut, mida me oma töötajatele maksame, on kinni makstud ettevõtte poolt. Jah, mis nii. Kui saabub e-arve, kas sellele on võimalik rakendada ka kinnitusring? Jah, kui kinnitusring on näiteks raamatupidamise programmis juba olemas, selline funktsionaalsus, siis on võimalik sellele rakendada kinnitusring. Kui raamatupidamises ei ole sellist funktsionaalsust, siis on võimalik see kinnitusringi eraldi teenusena sisse osta. Telema puhul näiteks on eFlow olemas ja neid teenusepakkujaid on veel, kes seda kinnitusringi pakuvad. Ja kinnitusringi puhul on see, et see arve jõuabki sinna kinnitusringi rakendusse. Seal kinnitatakse see arve ära ja eFlow vähemalt on ehitatud selliselt, et ta on integreeritud raamatupidamise programmiga, mis tähendab seda, et see arve koos kinnitusinfo ja kulujaotusinfoga jõuab raamatupidamise programmi ja seal ei pea temaga enam üldse midagi muud tegema, kui et maksekorraldus ja maksma. Kinnitusring on Merit Activas ka olemas, et kes kasutavad Merit Activat, et siis on võimalik selle kinnitusringi Activasse panna. Aga vastavalt siis, kuidas ettevõttele sobib, et osad tahavadki kasutada Activa sisest kinnitusringi, osadele meeldib siis Activa väline ehk siis operaatori poolt nagu see pakutud, et kuidas teile endale nagu on mugavam, aga variandid on olemas. Järgmine küsimus. Kas välja saadetud e-arvet on võimalik tagantjärgi muuta, uuesti saata? Näiteks, kui arve saatmisel tekkis mingi viga või kasutaja, kes arvet moodustas, tegi arvel mingi vea, ta saatis liiga kiiresti ära ja nüüd on tarvis seda muuta. Nüüd siin ma tooksin siis paralleeli, et kui te saadate PDF-i ja täpselt sama asi on juhtunud, siis mida te saate teha, te saadate selle arve uuesti, eks ju. Tihtipeale saadetakse sama arve ehk et sama numbriga arve lihtsalt parandatuna uuesti ja siis püütakse kontakti võtta oma partneriga, et nad seda esimest arvet ei arvestaks, et arvestaks seda viimast, mis tuli. Nüüd e-arvete puhul see nii lihtne ei ole, et sa võtad ja muudad selle arve ära ja saadad uuesti. Ehk et selle vastuvõtja süsteem on selle e-arve juba sisse lugenud ja seda seal muuta enam ei saa. Nüüd ainuke variant, mis on see, et te teete, võib ka muid lahendusi, aga ütleme niimoodi, et korrektne oleks see, et te teete sellele arvele nüüd krediiti täismahus, saadate selle ära ja teete uue arve, mis on korrektne ja saadate selle ka. Et paraku see niimoodi on, et arvutid ja eriti kui see, ja seda enam, et kuna arved liiguvad läbi mitme operaatori, siis seda tagantjärele sealt muuta niimoodi, et see lõpuks õige arve on väga keeruline. Ehk et
korrektne oleks ikkagi kreeditarve teha ja uus arve peale, mis on siis õige. Võib-olla siin Merit oskab ka midagi soovitada. Ei, selles mõttes, et e-arvet ongi võimalik ainult ühe korra saata, et see tähendabki seda, et kui saatsite e-arve välja ja teil on vaja mingit muudatust teha, esialgsele arvele kreedit ja uus arve peale. Just. Nii, see sai. Järgmine küsimus on, kas e-arve saatja maksab arve eest ja ka vastuvõtja maksab? Jah, nii see on. See on oleneb tegelikult natukene sellest, et millist operaatorit te kasutate ja millised on selle operaatori tingimused. Mina jään võlgu selle eest, et kas nüüd, et kuidas käituvad seal Finbyte ja Unified Post ja e-arveldaja ja nii edasi. Et e-arveldaja puhul ma tean, on arvete saatmine ja arvete vastuvõtmine on tasuta. Telema puhul on mõlemad pidi tasuline. Et kui te saadate e-arve, mis läheb Telema kliendile, siis teie saadate saatmise eest ja vastuvõtja maksab selle vastuvõtmise eest. Nii, kuidas käib Telemaga arveldamine, kui see ei ole enam tasuta? Meriti kliendid, kes võtavad vastu e-arved ja saadavad e-arved, ei arvelda Telemaga üldse. Nende arvete eest arveldab iga ettevõte Meritiga, ehk et meie esitame arve Meritile ja Merit jagab selle siis vastavalt sellele, kes kui palju saatis. Võib-olla siin Katriina tahab midagi täpsustada veel. Ei, info on õige. Et kui valite operaatoriks omale Telema, et siis Telemaga eraldi lepingut sõlmima ei pea ning nendega arveldama ei pea, vaid e-arvete saatmise ja vastuvõtmise tasu on teil siis litsentsi arve peal. Just. Ja täpsustuseks veel nii palju, et siis see arveldamine käib vastavalt hinnakirjale, mis Merit on välja andnud oma klientidele. Nüüd, kui me ei räägi enam ainult e-arvetest, vaid me räägime elektroonilisest andmevahetusest, mis hõlmab endasse ka tellimused, vastuvõtte kinnitused, mida vaid, eks ju, ehk et seda EDI-teenust, siis seal on küll tarvis Telemaga otse ühendust või nagu otse leping teha ja sellisel juhul kõik need teised dokumendid arveldatakse Telemaga, aga need, mis arved sealt kaudu, selle teenuse kaudu käivad, siis need käivad ikkagi Meriti kaudu. Täpsustan, sest meil on Meritiga ühiseid kliente ka, kes natuke rohkem kasutavad kui ainult e-arved. Nii, kuidas käib? See sai lahendatud. Võtaks võib-olla täpsustaks seda teemat, et Tuuli kirjutab, et tal on e-arvete vastuvõtnud programmi siiani aktiveerimata, sest aktiveerimisel tekib tõrge, kuna mina ei ole juhatuse liige, siis programm ütleb, et mul pole esindusõigus selles ettevõttes, aga juhatajat seda tegema saada on üsna võimatu missioon. Et kas kuidagi saab ka raamatupidaja siiski ilma juhi liigselt tüütamata selle teenuse aktiveerida? Vastuvõtmist kahjuks ei saa. Kuna vastuvõtmise ja aktiveerimisel kontrollitakse, et kas sellel aktiveerijal on selles ettevõttes õigusi, et äriregistris tehakse päring, kontrollitakse B-kaardil allkirja õiguslike isikute andmeid ning on vaja seal aktiveerida. Siin on nagu see soovitus, et kui juhatuse liige, ettevõtte juht kasutab ka mobiili-ID-d, siis on võimalik see aktiveerida nii, et ettevõtte juht on kas või teisel pool maakera, et teie ütlete, et nüüd hakkame aktiveerima, ma sisestan su andmeid, et palun pane siis PIN 2 ja PIN 1 või ma ei mäleta, kumba ta seal küsib, PIN 2 vist äkki või üht, ei ole oluline. Et tema siis saab selle panna ja te saate ära aktiveerida. Lisaks on vaja ju vastuvõtmise puhul ettevõtte juhil aktiveerida äriregistris. Et teine variant on see, et te saate kõik lisada ettevõtte juhid Merit Activasse piiratud õiguse kasutajaks
ja ettevõtte juhid piiratud õiguste kasutajatena saavad siseneda Merit Activasse seadistuste menüüsse ning nendele sobival ajal asukohas selle e-arvete vahetuse ära aktiveerida. Kui Merit Activas on selline loogika ka, et kui ettevõtte juht on vähemalt ühe automaatika, on see e-arvete vastuvõtmine Merit Leaders, on see Telema vastuvõtmine, on see pankade automaatika või mis iganes automaatika aktiveerinud, siis me autoriseerimiskeskuses salvestame selle info maha ja edaspidi aktiveerimisteks ei ole vaja juhatuse liiget. Ehk siis lühidalt laske üks automaatika ära aktiveerida, edasi saate Merit Activas ise teha. Aga kahjuks ilma juhatuse liikme sekkumata ei ole võimalik vastuvõtmist aktiveerida. Ja ma vaatan, et me oleme tegelikult juba üle aja läinud, et kas on mõni küsimus, Katariina, mida sa näed, mis tasuks siin kõigile rääkida versus see, et me tegelikult peaksime lõpetama ja kõik, kes ei ole saanud vastust, siis me saadame kirjalikult need vastused siin paari päeva jooksul. Jah, sellist üleüldist võib-olla ei ole, mida nagu üle rääkida, kindlasti vastame kõik küsimused kirjalikult, saadame. Lea küsib, et kui palju maksab e-arvete saatmine ja vastuvõtmine kuus. Rõhutan, et Merit vahel on alati tasuta. Kui aktiveerite praegust Telema, siis aasta lõpuni on ka Telema kaudu e-arvete vahetus tasuta ning edaspidi siis alates jaanuarist Telema kaudu on vastavalt siis dokumentide mahule, et lepingutasu igakuist sellist ei ole, vaid et see on tükipõhine hind. Ja mina täiendan siis veel nii palju, et need küsimused, mis käsitlevad seda, et kuidas aktiveerida ja kus äriregistris kinnitada, siis nendele küsimusele me saadame samamoodi vastuse konkreetse juhendiga. Vist on meil isegi videojuhised olemas, ehk et te saate kindlasti täpselt teada seda, kus ja kuidas ja mida teha selleks, et e-arvet aktiveerida, et nad hakkaksid liikuma ka. Aga praeguseks siis tõmbame otsad kokku. Aitäh, et kuulasite ja loodame, et teile siis te saate rahulikult need e-arvete kasulikkust hinnata ilma täiendavate kohustuseta ja teile hakkavad need meeldima. Minule igal juhul hakkasid. Aitäh teile ja nägemiseni. Aitäh, head aega!